Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Selle saatajaks on Eesti kardiesindus juba kodust kaugel Araabia Ühendemiraatides, et teha kaasa Rotax Max maailmakarika finaalis. Kohal on 64 riigi 264 võidusõitjat, kavas on 4 klassi: Rotax Junior, Max, TD2 ja Masters. Kutse on saanud nende klasside riigimeistrid. Eestit esindavad vastavalt Fred Alliksaar, Aavo Talvar, Georg Vann ja Eke Nurm. Läbi Baltimaade ehk regiooni meistrivõistluste said osavõtuõiguse veel Kairo Kivi, Junior ja Kenneth Hillebrand DD2 klassis. Kokku on meil rajal seega 6 võistlejat. Aasta tagasi, kui finaalsõidud toimusid Itaalias, hargnesid Eesti jaoks ajaloolised sündmused just 21. novembril. Junior klassis sai suurepärase sõiduga väärtusliku võidu Martin Rump. Pärast võidujoovastust austamispoodiumil tuli külm dušš žüriilt. Martin Rump diskvalifitseeriti, kuna tema kardi istme seljatugi ei vastanud nõuetele. Et vastavalt reeglitele kardid loositi, siis ei saanud eestlased süüd kuidagi enda kanda võtta. Sisse antud protest jäi esialgu küll rahuldamata, aga sellel sügisel tuli lõpuks ometi õiglane otsus. Martin Rump oli täiesti õiglaselt Rotax Junior klassi maailma karikavõitja. Nii jääb see ka ajaloo annaalidesse. Varem oli eestlastest selle klassi võiduga toimetanud Kevin Korjus, kellel tänaseks selja taga juba ka esimene vormel 1 klassi testisõit. Läheme korraks ajas tagasi aastas 2007 Araabia Ühendemiraadid ja Rotaxi maailmakarikas. No, minul oli seal hulgaliselt positiivseid mälestusi ja külastasin ka sellist riiki nagu Araabia Emiraadid esimest korda, mis minu jaoks oli täielik üllatus, et nii suure maa-ala sees on ainult 4 linna, linnade vahel on ainult sirged teed. Ja põhimõtteliselt rada asus keset kõrbe ja tuul puhus sinna väga palju liiva ja rada oli väga libe. Ma arvan, et kõik kes sinna lähevad, naudivad seda kogemust ja annavad endast parima. Nii et sa ütled, see on sõitja jaoks väga nõudlik rada? No kindlasti, eriti veel kui tase on nii kõrge nagu MM-il. Et see Rotaxi sari on Eesti tippkardisõitjatele praegu õige valik? No, kui on võimalik, või muidugi ka KF-sarju sõita, kuid KF 1, 2 ja 3 on lihtsalt otseselt nii palju kallimad ja ma ei usu, et seal erilist taseme vahet on, kumba sarja sõidad, kas KF või Rotaxit, seega ma arvan, et see on õige valik. Otsustavad sõidud Al-Aini ringrajal algavad 23. novembril. Alates 24. novembrist on sündmusi võimalik jälgida otseülekandena Rotax Max Challenge kodulehelt. Maailmakarika finaalid sõidetakse 26. novembril. Eestlaste käekäigust teeme ülevaate 4. detsembri saates. Visalt pürgib motokrossis tippu Ardo Kaurit. 3 aastat tagasi tuli tollal 18-aastane tulevikumees MX2 klassis Euroopa juunioride meistrivõistluste 4. jäädes medalimeestest vaid mõne punkti kaugusele. 2 järgneval hooajal segasid arengud, rasked vigastused. Samal ajal sai lõpetatud Gustav Adolfi gümnaasium vaid heade ja väga heade hinnetega. Uued lootused spordis muutusid reaalseks taas möödunud suvel ja nii võis nüüd eduka hooaja lõpule koos toetajatega joone alla tõmmata. Loomulikult mul on väga hea meel teid siin näha. Te siin ikka iga aasta siin garaažis jälle üsna palju inimesi, kellele minul on suur tänuavaldus vaja öelda.
ja esialgu siis võtaksin kokku selle aasta, mis nüüd mööda sai, mis üldiselt oli minu jaoks üsna korda läinud ja võin öelda, et võrreldes eelmise sügisega oleme ikkagi väga heas seisus. See hooaeg kulges minu jaoks uues võistlusklassis. Lõppude lõpuks võitsime peaaegu kõik sarjad, milles me osalesime. Siis sellest aastast tooks kindlasti veel välja selle, et käisime Soomes MX3 MM-il sõitmas. Et minu jaoks kindlasti väga tähtis samm, suur aste edasi ja see konkurents seal oli väga tugev, aga sellegi poolest tundsin, et mulle meeldis seal võistelda, ma sain hakkama sellega, seal oli minu jaoks piisavalt palju konkurente ja põhiline eesmärk oli finaali saada ja selle jaoks nagu kirsttordi peal olid ka esimesed MM-punktid täiskasvanute MM-klassis siis. Tekkis võimalus ka minna MX1 klassis MM-ile Keegumsisse, mis on absoluutne maailma tipp ja see unistus sai teoks. Et loomulikult tõdesin, et seal oli ikka väga raske ja sinna tasemele jõudmiseks läheb veel aega, aga kogemus oli väga suur. Ma loodan, et järgmine kord, kui ma sinna MM-il lähen, olen paremini ette valmistunud ja läheb ka veidi paremini. Et kuna eesmärk oli võimalikult palju sõita, siis võtsime osa ka Läti meistrivõistlustelt motocrossis ja Läti superkrossi sarjas Superkaus, et sinna kutsuti meid ühte Läti meeskonda sõitma ja üldiselt need kogemused olid nagu väga positiivsed, seal oli tugev tase, väga head rajad ja kuigi alguses tundus jälle, et päris raske on, siis hooaja lõpuks oli hoog päris hea. Et olin ka ühel korral siis Läti meistrivõistlustel poodiumil ja Superkausi sarjas selle Elksni Motorsports tiimi ridades siis võitsime parima meeskonna tiitli. Motopisiku sai Hardo Kaurit isalt. Korvipaar Aare Kaurit, Jürgen Jakk on siiani ainsad eestlased maailma meistrivõistluste medalimehed. Koos on motospordis olnud juba 8 aastat, koos ka jätkatakse, koos tänati eelmise hooaja põhitoetajaid. Kõigepealt teenis tugeva aplausi AV Transport. Iseenesest mõista tänati ka Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni. Seejärel tulid põhitoetajad Valvoline, samuti Kenomer. Energiajookidega aitas taastumist Floudrinks. Ja kaljukindlad kuuluvad meeskonda mehaanikud. Aplaus kuulus kõigile, kes 2011. aastal oma õla üritusele alla panid. Uuel hooajal loodetakse juba Yamaha tsiklile ehk teisisõnu sündinud on koostöö Yamaha keskusega ja uueks meeskonnaks on Yamaha Estonia Racing Team. Mul on tõesti väga hea meel tervitada kogu Kauriti meeskonna toetajaskonda ja mul on tõesti väga hea meel nüüd lõpuks ise ka olla siin samas pundis ja alustada uute eesmärkide püüdlemisel. Et selles mõttes ma nagu ise ka mõtlesin, et meil kuidagi see teineteise leidmine käis suhteliselt lihtsalt, et armastus esimesest silmapilgust järsku võib nii öelda. Yamaha nagu maailma väga tuntud motocrossi bränd ja üldse tuntud motorrattamärk, et vajas nagu Eestis ka sellist tippsõitjat ja siin ei olnud nagu kahtepidi mõtlemist meile, et Ardo oli nagu see mees, kes oli nagu meie esimene number selleks, kes nagu kõige paremini sobiks ja käisime testimas ära ja ega kaua ei läinud, kui mehed mõtlesid nädal aega ja lõime käed. Tippu jõuab ikka samm-sammult. Hea tulemus nõuab põhjalikku ettevalmistust, järjepidevat tööd, ainult nii saab võtta ette uusi väljakutseid. Tahame sõita terve hooaja maailmameistrivõistlustel
MX3 klassis. Et see on päris suur ettevõtmine, üsna kuluks ettevõtmine, kuid varasemad kogemusest nagu sellest pikast võistlussarjast Euroopas on väga positiivsed. Ja usume, et see on nagu edasiviiv jõud, et kogemused, mis seal saadakse ja need rasked võidusõidud ja see viib edasi. Ei ole suutnud panna võib-olla täpselt seda latti paika, mis ma tahaks seal saavutada, aga ma ise usun, et kui kevadised ettevalmistused sujuvad hästi, siis koht esikümnes on nagu aasta kokkuvõttes reaalne tulemus. Et kindlasti selle nimel me kõvad tööd teeme. Hõbemedal sai see aasta tasku pandud, siis pole nagu raske mõelda, mis nagu eesmärk on, et eesmärk on võita meistritiitel suve motokrossis. Üks minu suurimaid unistusi siiamaani on olnud, et osaleda rahvuste motokrossil Eesti rahvuskoondises. Et kuigi seal konkurents on tihe ja tööd tuleb selle nimel kõvasti teha, aga ma vähemalt teen kõik, mis ma suudan, et olla vähemalt võimalik kandidaat sinna koondisesse. Et kas mu unistus täitub see aasta või järgmine, seda ma ei tea, aga ükskord ta täitub niikuinii. Pilt järgmiseks aastaks tundub positiivne. Ma loodan, et ka teie silmis. Saate lõpetuseks naudime autoralli maailmameistrivõistluste Walesi etapi kaadrid, kus juba 8. korda järjest tuli autoralli ajaloos maailmameistriks Sebastian Loeb. Seda annab järgi teha. Aga nüüd kuulake ja vaadake, kuidas sujus etapil 6. koha saanud Ott Tänaku ja Kuldar Siku koostöö. 40, vasab 6 miinus kiire. 70 stopp nukk ja nukk leid parem 3 miinus, pool pikk. 100, vasak 6 miinus. Ja vasak 5 ülipikk stopp. 40 parem 2 maha. Parem 2 maha. 5 miinus. 50 nukk. 40 nukk vasak 4 pluss. 100. Ühika vasak läheb 3 maha. 70. Vasak 6 miinus kiire pool pikk. Nukk parem 6 miinus kiire. 30 vasak 6 miinus kiire maha lahti. 120 vasak 6 miinus kiire nuki ka. 100 parem flat. 30 stopp vasak 6 miinus kiire. 40 parem 1 pluss tagasi. Ja vasak 3 ülipikk lõpp ei lõika. 50 vasak 6 pluss. 50 parem 6 miinus kiire. 70 parem 6 pluss. 70 parem 3 pluss. 40 vasak 4 ülipikk nukiga kinni. 4 miinus. Nukk parem 6 miinus. 20 stopp ühika vasak 6 ja parem 3 ülipikk nukki negatiivne. 20 vasak 4 miinus ülipikk ei lõika kinni. Tänases kõik mootorite maailmas kohtume Kanal 12 ekraanil taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.